siis saame olla palves kõigepealt ja täname Jumalat armu eest, päeva eest, kus me täna oleme, viibime, et see on üks õnnistatud aeg Jumala poolt meile kingitud. Isa, me täname selle ülisuure armu eest, kuhu sa oled meid täna asetanud ja kelleks oled sa meid täna enesele nii-öelda sünnitanud, et me võime olla rahvas, kes on sündinud ülevalt. Ja me täname Jumal, et sinu juures ei ole muutustega, varjutuste varjuga mitte. See, mida sa oled teinud, on läbi ajastute kindel, läbi aastatuhandete muutumatu. Jumal, me täname, et sa oled see sama Jumal aegade algusest kuni lõpuni. Sinu juures ei ole varjutust ka mitte, nii nagu su sõna ütleb. Sa oled kindel, kelle peale võime oma lootuse panna, kellesse saame uskuda. Ja me tahame seda vabastada, Jumal, sinu tõde sellesse atmosfääri, sellesse paika. Las meie meeled olla täidetud taevaga. Kõike, mida sina, Jumal, oled täna tegemas. Ava meie meeled, ava meie tähelepanud. Jumal, sinule endale, et me mõistame, et kristlus on suhe. Ja nii nagu sina selle suhte meiega loonud oled, sa tahad, et sinu oma enda elu saab vallandatud läbi sinu laste. Jeesus, tänu sulle, et sa oled tegev meie sees, et meie tahame ja tegutseme. Lihtsalt Jumal sinu tunnetuse järele. Tänu sulle, selle hea, mille sa oled alustanud, viid sa ka selle lõpule. Tänu sulle, kõik sinu alustatu. Tänu sulle, aamen. Aamen, aamen, aamen. Nii et Jumal teeb oma head, toob esile oma head jätkuvalt. Tänu Jumalale. Kiitus issandale. Väga suve juba. Kiidame. Ma tahaksin rääkida mõningaid asju. Jumala põhiline teema, millest ma viimane aeg nagu mõtisklen ja mis minu sees ringi käib ja millel tähelepanu on just see Jumala õigus, Jumala õiglus. Ja selle läbi, kui tema on see, siis paratamatult peab sündima midagi ka selle rahvaga, kes temast usub. See rahvas ei saa olla ei tea kes ja kus ja teha ei tea mida. Tähendab, siin on midagi siis Jumala tundmisega paigast ära. Täiesti mõistetav ju. Ja sellepärast ka meie kui Jumala laste identiteet, ma usun, on nii oluline, et me räägime tõde Jumala kohta ja tõde üksteise kohta. Ja ta ütleb oma sõnas ka, see on Kolossa kirjas, kus ta ütleb seda, et ärge rääkige valet üksteisest. Mõtle nüüd. Ja kõik, mis sa silma nägemise järele näed, on vale. No ja mis sa nüüd peale hakkad? Keeruline situatsioon. Tegelikult meie tõde on nähtamatu vaimu ilma olemine, kuhu Jumal on meid asetanud. Oma enda tõe sisse. Aamen. Mõistame, me ütleme, et inimlikult ei ole kristluse viljelemine võimalik. Lihtsalt ei ole. Lihtsalt ei tööta. Ja siin on tarvis, nagu ütleme, et Jumal, üks päev ma vaatasin ka nagu enda sisse ja mõtisklesin sellega, et kõike, mida ma nagu räägin või endast välja toon, on lõppude lõpuks see, mida ju Jumal ise siin kui minu templis, tema toimetab, teeb ja on. Siis ma räägin tema usust enda sees. Ma ei saa rääkida oma usus lahus tema usust. Vaat see läheb selliseks vanatestamentlikuks. Mina üritan see Altius, Sitius, Vortius või kuidas seal oli need asjad seal kiiremini kõrgemale, kaugemale, et püüdlus, ma püüdlen, kuhu ma püüdlen? See ajast on läbi saanud. Ei ole enam mida püüelda, kuhu püüelda, mida saavutada.
aga kui me lihatasandist räägime, siis on lõputu püüdlemine, aga teate, kõik usundid püüdlevad. Ja sellepärast, kui me oleme sündinud taevast, ma tahaksin siin mõningaid asju esile tuua, just seda, mis puudutab seda Jumala õigsuse küsimust täna. Et see on nii, nagu tema kõike on teinud, toimetanud, see kõik on täna tegev meie sees. Järgmine küsimus, kas me seda näeme ja kuidas me seda saaksime näha, kui me ei vabasta seda. Ma tooksin siin mõningaid pilte välja. Jeesuse mäejutlus näiteks, siin on nüüd räägitud, ütleme käsk, lühidalt öeldes käsk anti juutidele. Kui sa ei ole täna liha poolest juut, siis nagu sinuga pistmist pole siin. Aga lihtsalt räägime siin kui lihategu. Matteuse 5, pikk peatükk, räägitud nii mõndagi, välja toodud, mäletate neid lugusid, et kui teie andeks, põhimõte, kui teie andeks ei anta teile andeks, on ju, kui su käsi sind pahandab, raiu aga ta maha, silm sind pahandab, ikka peast välja ja nii edasi. Me ütleme täna selle kohta, et oota, mis see on siis, kas see on see, mida tuleb teha või on see siis mingisugune kujund või mis asja ta siis räägib seal? Või mis siin on esile toodud? Hammas hamba vastu, rusikas rusika vastu. Jeesus ütleb, aga muiste ju öeldi teile, et vihka oma kuidas seal ütleb, vihka oma vaenlast ja armasta oma ligimest. Aga nüüd Jeesus ütleb, aga mina ütlen teile. Asi läheb väga tuliseks, aga mina ütlen teile. Armastage oma vihamehi. Oot. Kuidas? Ei suuda ju isegi venda armastada, mis sa siin vihamehest veel räägid? Kust tuleb see jõud armastada? Vaata nüüd, ma räägin praegu lihatasandi, siin kõik see jutt, Matteuse 5, kui sa loed, meenuta seda, see kõik jutt on lihatasandi jutt. Nii nagu käsk oli antud juutidele. Paganatel pole käsuga pistmist, sest nad ei ole Jumalaga lepingus üldsegi, nad ei puutu asjasse. Aga nüüd meie, kui me oleme uuesti sündinud, meil on täiesti uus programm. Ma tahan selle juurde ka tulla. Aga ma räägin seda liha teguviisi, liha või sellist lihatasandit, seal on lõputu püüdlemine. Kogu elu on üks püüdlemine. Ja siis, kui ma elus midagi saavutan, siis sa pead endale tunnistama, ma olen kõlvatu. No mis sa seal püüdled siis, kui sa kõlvatu oled? No inimene ju sellepärast püüdleb, ta arvab ju eneses midagi olevat. Või ennast kedagi olevat. Vaadake, siin on nüüd need vaimu ja need inimliku lihateo asjad on nii lähedased teine teisega, et me peame seal, vahet tegema. Aga ma tooksin siin mõningaid mõtteid siin välja, mille juurde tahaks tulla. Jeesus ütleb näiteks siin ju, et kui teie õigus, see on see Matteuse 5.20, et kui teie õigus ei ole parem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa pääseda taevariiki. Pole võimalust. Aga kui sa vaatad, variserid, kirjatundjad, need olid ju väga tublid inimesed. Väga, austusväärsed inimesed, pühendunud inimesed, tegijad inimesed, igatepidi. Olid nad nagu olid ka teise külle pealt. Aga väga, sooritusete poolest olid nad väga tublid. Müts maha nende soorituste ees. Tublid olid lihtsalt. Aga mis sa sellega peale hakkad? Nüüd on teine teema. Mis ma sellega teen? Ja nüüd ta ütleb, see kirjatundjate, variseride saavutamine oli kogu aeg olla hea, olla nii-öelda täiuslik, olla parim, täita kõike, mida Jumal ütleb. Ja kujutate ette, mida Jumal selle kohta ütleb. Teil ei ole võimalust pääseda. Ma ei tea, kas kirikus räägitakse tavaliselt selliselt. See võtab viimsegi lootuse inimestelt ära. Sest kõik peavad ju ronima kusagile. Ja nüüd ma saan aru, et mõni küsib, et on sul midagi selle hea elu vastu? Ei, mul ei ole selle vastu midagi. See kõik on ju tore. Igaüks püüdleb ju parema poole ja olla ju parem ja hea ja
võib-olla kasulik teistele ja kõik see on ju väga väärtuslik asi oma olemuselt. Aga ma räägin siin, kui meil on täna elu Jumalas, siis see on sootuks teine elu. Tähendab, asja sisu on hoopis mujal. Näiteks, siin eelmine pühapäev ma rääkisin näiteks seal sellest Johannese 5. peatükis, võib-olla ma seda põgusalt puudutan seda, mäletate, see Johannese 5. peatükis räägib seal sellest Betsata tiigi loost. Te teate kindlasti seda lugu. Betsata, mis tähendab tõlkes heebrea keeles, tähendab ta siis halastust, halastuse paik või koda. Siis Jeesus leiab ühe inimese, kes on 38 aastat, ootab selle vee liikumist seal tiigis, et siis sisse astuda ja terveks saada. Kujutad ette, see kujutad sama pilti ette, et üks inimene on nagu mingisugusel võistlustel, ta osaleb seal juba 38 aastat, aga iga kord ta stardis ebaõnnestub. Ja Jeesus on väga üllatunud. 38 aastat. Ja iga kord keegi teine võidab tema ees. Aga ta on veel päevast päeva koha peal. Ja koha peal ka veel. See on veel tublim. Mitte ainult nagu mingisugune ühekordne jooksmine või selline pingutus oleks. 38 aastat järjepidevalt olla selles, et seda saavutada. Ja mitte saavutada. Ja nüüd tuleb korraga Jeesus siin nii-öelda päevavalgele, ütleme siis selle juutide keskel seal ja ütleb, et ole terve, võta oma säng ja kõnni. Ja milline pahandus ja paanika läheb käima selle peale? Kohutav. Ja teate, ma mõistsin korraga, mis on selle loo iva või võti või selle asja mõte. See lõpeb sellega, selle alalõigu lõpus on öeldud, Jeesus ütleb vastuse. Kogu selle, kuidas teda süüdistatakse seal, et ta seda hingamispäeval tegi, ta on surma väärt, sest need tulid kividega surnuks visata, kes hingamispäeval tööd tegid ja rääkimata veel, et ta julges öelda sellele, et võta oma säng ja kõnni ka. See on ju töö tegemine. Meile see võib-olla täna pagan rahvale ei ole sellist tähendust, kui oli see juutidele. See oli lausa trauma. Seda ei ela üle lihtsalt. Sa julged hingamispäeval midagi liigutada. Ja kujutate ette. Nüüd, Jeesus ütleb selle nii olulise lause, pane tähele. Ma ei tea, kas sa oled selle üle nagu mõelnud või... Jeesus ütleb, minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Tee nüüd sellest jutust üks kokkuvõtte või niimoodi, nagu kui sa vaatad Jeesuse peale ja kogu selle sündmuse peale. Teate, ma tahan öelda, Jeesuse isa, ma usun, me peaksime teadma, kes ta on. Ta on ju ka meie isa. Jeesuse isa tegutses. Igal hingamispäeval ta tegi tööd. Aga mida juudid tegid? Magasid. Sest neil oli programm. Teate, sellepärast ma tahan näidata, kristlus ei ole programm. Et ma tehes seda saavutan neid tulemusi. Ei ole võimalik. Kui Jeesus ütles, minu isa tegutseb, ta alaliselt tegutseb, ta on 24/7 tegutseb. Oota, kuidas sa mängu võtad üldse hingamispäeva, ma tahaks teada. Ja kui Jeesus ütleb, hingamispäev lood inimese jaoks, mitte Jumala jaoks. Teate, kõik asjad, mis inimese ära neetsid, oligi see, hingamispäev oli Jumala jaoks. Kas pole huvitav mõelda? Kõik, mis on seotud pühadus, kõik oli Jumala jaoks. Ja kui keegi eksib, on ta kohe surma väärt. See on ikka täiesti absurdide kogum või selline, kui sa nüüd mõtled täna, kui sa oled nüüd tõesti armust aru saanud, mis tähendab Jeesuses Kristuses ilmunud arm. See kõik, millest ma räägin, on praegu see inimlik, lihalik, rahvuslik, kultuuriline, kõike seda, mida nemad harrastasid. Ja muidugi tagatippu jumalad ka siis. Kõik oli nagu paigas. Aga nüüd siin 5., kui ma selle Matteuse selle 5. peatüki juurde tagasi tulen,
siin on pikk loetelu, mida te tohite, mida ei tohi. Ja siis ta räägib, kui te imustate või noh, et kui te abielu rikute seal ja rääkimata, et te võib-olla ei riku, aga piisab vaatamisest, himustamisest. Kõik mängitud juba, kõik on läbi. Ja see jälle selle 5. peatüki, kui sa paned tähele, lõppkokkuvõtte, viimane salm, väga oluline. Pane tähele, Jumala sõna, just seda uuri nagu või sisene nagu sõnasse. Ta ütleb, teie olete või teie olge siis täiuslikud nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Ma tahaks selle asja juurde nüüd tulla. Kui me teame, vanas lepingus ütleb selle kohta midagi, et ei olnud ühtki õiget tema ees. Käsust võiks öelda, ei ole saanud tulla õigust. Ei ole võimalik tulla õigust. Teate, keegi võib vastu ka vaielge, aga no mul ükskõik sellest. Tähendab, kes tahab vastu vaielda. Võimalik on vastu vaielda, sest oli antud 2 teed oli antud tegelikult, et saada õigeks. Üks oli käsupidamises ja teine oli armust, lunastuse läbi, uskudes Jumala töösse. 2 teed oli antud Jumala poolt, aga esimesel, ta ütleb, ei olnud mitte ainsatki õiget. Teate, mille pärast? Me peame tulema selle asja sisu juurde. Kujutate ette, kui patust läbi imbunud inimene hakkab oma nii-öelda, võtab, ütleme, Jumala käsu vastu ja püüab hakata elama Jumala käsu järele. Ükskõik, kuidas ta seda käsku ka peaks või mida ta selle nimel ära teeks. Jumalale see on vastuvõetamatu. Jälle, on ju, sa võid nüüd vastu vaielda, aga Jumal ju käsib täita. Aga teate, mille pärast on see Jumalale vastuvõetamatu? Ma tahan tulla selle sisu juurde. Nii nagu ta siin ütleb. On ju, et seda sisu näha. Ta ütleb, teie olge siis täiuslikud. Kui hästi sa peaksid ka käsku, ma tahan öelda, seda käsu mõtteviisis elada nüüd, täita kõike ja mitte iial eksida. Mõned inimesed on juba avastanud enne algust, see ei ole võimalik. Loogiline, et ei ole võimalik. Mis siin mõelda? Siin pole midagi mõelda. Inimloomus on patus rikutud. Ja nüüd Jumal ütleb, kujutate ette, nüüd olge täiuslikud. Vabandust, kuidas? Moodi. See ei ole ju võimalik. Inimene on patust läbi imbunud. Aga mõned ikka üritavad. No, jõudu tööle. Ega välja ei jõua mitte kuskile. Aga proovima ju peab. Katsetama ju peab. Tulemuse ju kuidagi pead kätte saama. Küll, et sellel tulemust ei ole. Vaadake siin, see saladus peitub. Teie olge täiuslikud. Ma küsin, kuidas? Kust tuleb täius? Vaat kui me sellele ivale nüüd pihta ei saa, siis milleks muutub kristlus? Ükskõik kuidas näiteks inimene sulasena püüaks täita selles, kes ta siis sulaseks on võtnud, oma isanda või selle, kes teda on palganud seal, ükskõik kuidas tema korraldusi ka ei püüaks täita, ta jääb ikka sulaseks. Sellepärast ta töötab sulasena. Aga meil on nagu selline, kuidas ütleme, kristlastena vahel käib selline mõte, kui ma ikka olen väga tubli sulane, ühel päeval saab minust poeg. No, õrnat lootust võib ju hellitada endale, aga mitte kunagi seda ei juhtu. Vereliini ei ole. Ja nüüd Jeesus tuleb nende sisulisemate, tähtsamate asjade juurde, ütleb, te peate ülevalt sündima, muidu te ei või Jumala riiki näha. Tähendab, mina pean saama Jumala vereliini, et kui ma hakkan rääkima õigusest, on ju? Kogu see jutt Matteuse 5 on kusagil õhus, no pinguta veel, no proovi veel. No võta üks silm peast välja ja lõika üks käsi maha ja ma ei tea, neid ühesilmalisi ja ühekäelisi või neid on väga vähe kirikutes näha. No ei ole proovitud vist seda. Ei ole katsetusi tehtud. Valel põhjusel on need jalad ja käed ära. Jah, need on ka valedel põhjustel läinud. Aga tähendab, Jeesus ju räägib seda.
et justkui oleks teekond, mida üritada ja tegelikult lootusetu. Vaadake, see sisu on kõige olulisem. Ta ütleb, kui olgem täiuslikud. Ja vaadake, ma tahan siin selle juurde nüüd tulla ja natukene seda arutleda. Võiksin vaadata veel mõningates kirjakohtades minna edasi näiteks Matteuse 19. Kui siin räägib näiteks sellest loost rikkast noormehest. See noormees küsib, õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu? Ikka õhus on see sama küsimus. No mida ma pean tegema? Muidugi ta nägi eelnevalt, kuidas lapsed said õnnistatud. Ta vahetult õnnistab siin eelnevalt lapsi ja siis ta näeb, tema elab nüüd käsu järel elu, tema teeb kõik, mis õige ja kohus. No mis need lapsed teevad? Lapsed ei tee midagi. Tema peaks ju olema õnnistatud. No vaata, aga ei ole. No aga kus siis see kinni seisab? Mille taga ta kinni seisab? Ja siis ta räägib talle, käsud, sa tead seda ja teist ja kolmandat. Kõike ma olen pidanud, kõik on nagu paigas. Ja nüüd Jeesus ütleb, kui tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele. Ja siis on sul aare taevas ning tule ja järgne mulle. Nüüd teisisõnu ütleks jälle, võimatu. Võimatu. Tähendab, siin peab olema kõigepealt, sa ei saagi tulla, kui Jumal ise ei kutsu. Kõik elu algab peale Jumalast, see ei alga minust ega sinust. See algab temast. Ja nüüd Jeesus annab talle ülesande piltlikult öeldes, see on võimatu, sa aru, see on võimatu. Kui siin 28. salm ütleb ka, Jeesus ütleb neile otsa siis vaadates, ta ütleb, inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes. Pole Jumala kutset, kuhu ma lähen? Kui Jumala tömme puudub, mida ma teen? Kui Jumala läkitust ei ole, kuhu ma lähen? Mitte midagi ei tee. Kuhugi ei lähe. Midagi ei toimu. Ja sellepärast sellest inimlikust tasandist, teate, jääb meil elus väheks. Et võib-olla mõni ütleb, et lähen õpin endale teoloogiat ja siis ma olen asjatundja ja tean ja no, ma saan aru küll neid mõtteviise. Tore ja tee ja ole ja tänu Jumalale, kui see päästetud ka seal sees saab. On ju? Sest tegelikult päästest peaks asi käima minema. Sa ei saa ju kasvada enne, kui sa pole sündinud. Õiges järjekorras. Jah, igal asjal on oma õige järjekord. Kui vaadata veel siin, ma võtaks võib-olla lahti veel, siin, no ütleme siin kas või see salmid, jah, need on väga olulised siin 19. just see, mida head, kui see rikas noormees küsib, mida head ma peaksin tegema, mis see hea on või hea on ainult Jumal ju me teame. Ei ole muud head olemas. Ja tahad olla täiuslik, mine ja müü kõik, mis sinul on. Ja siis lõpuks saad teada, ei ole see võimalik. Kuidas inimene võiks küll pääseda, tegelikult sa tead, inimese käes on see võimatu. Inimesest ei alga mitte midagi. Kõik tänane elu, mis meil on, kui me oleme sündinud ülevalt, on alguse saanud Jumalast. Toimib Jumalas, liigub Jumalas, elab Jumala elu, toimib. No tegelikult see on ju Jumal meie sees. Ma võtaksin korra nüüd lahti siin mõningaid, lihtsalt ma vaatan siin mõningaid kirjakohti, võtaks Hebrea 7. peatüki lahti. Siin on lihtsalt jälgida. Siin 11. ütleb niimoodi, kui nüüd täiuslikkus oleks olnud olemas leviitide preestri ameti kaudu, selle läbi
on rahvas ju saanud seaduse. Miks oli siis veel vaja esile tõsta teistsugune preester Melkisedeki korra järele, aga mitte Aaroni korra järele? Ja ta ütleb siin edasi 12 salm ka. Preestri ameti muutmisega sünnib ju paratamatult ka seaduse muutmine. Tähendab, kõik saab korraga selle läbi muudetud. Ja siin, kui salm 19 ütleb veel 7. Moosese seadus ei ole ju midagi teinud täiuslikuks. Asemele tuuakse ka hoopis parem lootus, mille kaudu me võime saada Jumala ligi. Aga panime tähele algul, mida ma lugesin. Kes tahab nüüd olla täiuslik? Vaata, inimene ei saa olla täiuslik. Ja Jumal ütleb nüüd ometi piltlikult meile, olge täiuslikud, nõnda nagu teie taevan isa on täiuslik. Siis me nägime seda tegelikult esimese lepingu ajal, see võimalus üldse puudub. Lihtsalt seda ei ole olemas. Ja nii rumal on nüüd pöörduda tagasi, no me näeme kogu see Galaatia kiri ja siin on nii palju sellest erinevaid kirju, kus Paulus ainult sellega tal ongi võitlemine. Inimesed tahavad tagasi pöörduda vana esimese lepingu juurde. Ja nende, seal ei ole lootust. Ainult tegelikult see üldse lootusest saame rääkida juutidele. Sest esimene leping kuulus ainult ju juudi rahvale. See ei olnud ju paganatele. Nii et seal ei olnud, midagi ei olnud teha. Nii et siis meie loomus tuleb, ma ütlen selle aluse ka tegelikult, kõik elu ju saab alguse sellest. Meie loomus peab saavutama tasandi, kus ei ole enam tegemist patuga. See on jälle paras pähkel ära närida paljudele. Nüüd inimesed tahavad ennast teha mitmeks. Üks osa minus on patune ja teine osa minus ei ole patune. Siis on huvitav, kumma poolega ma nüüd räägin sinuga siis. Kas selle patuse poolega või selle õige poolega? Ei no, inimesed ütlevad, olete kuulnud neid termineid, et ta ei ole täielikult päästetud. Siis mõtled jälle, et kumb pool temas ei ole, või ülemine või alumine, või kumba pidi peab võtma siis, et midagi on päästetud ja midagi ei ole päästetud. No mismood see kahese inimesena sa elad või ole? No kuule, see ei ole ju loogiline. Täpselt ei ole loogiline. Kas sa said päästetud, siis sa oled päästetud. Kui ei ole, halleluuja, siis sa oled teel. Ka hea uudis. Igatepidi on hea. Sest kui Jumal elab, võiks öelda, kõik on väga hea. Nii et meie saavutuse teekond algab tegelikult öeldes, kõik algab kohtumisest Jeesusega. Vaat siit me saame edasi rääkida nüüd, mis on tõeline elu. Ja Jeesus ütleb, mina olen ilmunud ja tulnud selleks, et teil oleks seda elu ja seda elu oleks teil ülikülluses. Nii et kõik selle vana käsuajastu võiks jätta rahulikult selja taha. See polnudki meie jaoks. See ei olnud meie jaoks ka üldse muidugi. Sisse toodud siin. Ja käsk tuli kõrvalt sisse ja veel näidata, et see üleastumine saaks suuremaks, aga ma küsiks, kellele see üleastumine suuremaks saab? Olete mõelnud, et käsk anti ju juutidele, et nad ära tunneksid, et nad on patused. Aga mis anti paganatele? Rõõmusõnum, evangeelium, usu rõõmusõnumit saab päästetud. Aga kuidas sa käsku usud? Käsk ei kuulu ju sulle. No mul on vahel keegi ütleb kõrvalt niimoodi, et aga käsk on ju kasulik, selle kaudu tuleb ju patu tundmine. No kas sa oled siis käsus või? Siis sa oled ära eksinud ju. Esiteks, kui pole juut üldse, miks üldse käsku harrastada või pidada? Sest see anti ainult ju sellele juude soole. On ju, on öeldud. Iisraeli ja juude soole anti käsk. No juudi rahvale anti konkreetselt. Ja kui nüüd ma loeksin siin võib-olla mõned sellised kirjakohad, mis viitavad nüüd selle uuele
lihtsalt, et mõista või seda alust rajada. Mulle meeldib selle aluse juures viibida ja selle aluse juures nagu mõtiskleda, sest kogu jumalik täius ehitub Jumala õigsusele, tema enda täiuslikkusele, tema enda saavutatusele. Ei küsita, mis on sinu väärtus või minu väärtus täna. Me saame küsida, mis on Jeesuse väärtus, mida Jeesus saavutas. Keegi saavutas kõik. On ju? Kristluse mõte on selles täna, mida tema saavutas, seda oled sina saavutanud. Tema täiuslikkus saab nüüd sinu ja minu täiuslikkuseks. Vaat, kas sa nüüd seda näed? Ja kui seda ei näe, järgmine küsimus, kuidas olla üldse kristlane? See paneb õlgu kehitama, aga ma ei tea. No saavuta edasi siis sa oled ju kohe vanas. Sa ei saa ju enam midagi saavutada. Sa ei saa enam leida Jumalale meelepärast olemist, kui keegi juba oli Jumalale meelepärane. Tema ohvri tõttu oleme meie meelepärased täna Jumalale. Keegi võttis kogu patu süüa, kogu selle võla enda kanda ja läks sellega ristile. Tema tõttu oleme meie vabad võlast. Elame täna vabaduses, on ju? Kõik on tema tõttu. Ma tahan lihtsalt seda näidata või meenutada meile veel kord. Vaadake siin see Esekeli 36, kui ma lahti võtan. Ja salmist 25 edasi ütleb. Ja ma piserdan teie peale puhast vett. Muide, ta siin meenutab seda päeva, kui tuleb uus leping. Puhast vett, et te saaksite puhtaks kõigest teie rüvedusist ja kõigest teie ebajumalast ma puhastan teid. Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Teate, see, millest ta siin räägib, juba sündis 2000 aastat tagasi. On juba ära sündinud tõsiasi. See ei ole asi, mis veel sünnib. See kõik on teoks saanud. Kõik on juba ära toimunud. Me loeme kui tohutut Jumala õnnistust, mis on tabanud inimkonda. Täna. Ta ütleb, ma kõrvaldan teie ihust kivise südame, annan teile lihase südame. See lihane süda viitab sellele, seal on meil suhe Jumalaga, mitte korralduste täitmine enam. Ei kehti korraldused, kehtib taevane isa armastus. Kas pole hea uudis? Lihane süda, kes on tundlik, tajuv, nii-öelda kuulekas, maitseb kõike seda, tunnetab kõike seda, elab selle sees, naudib seda, sööb sisse seda, kõik nii, kuidas me räägime selle kohta. Ta on elav, on ju. Ja ta ütleb, ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ja täidate neid. Aga ma just ütlesin enne, esimese lepingu ajal see oli võimatu. Lihtsalt võimatu. Nüüd Jumal räägib siin loogiliselt oma määrustest, mis tema pühavaimu läbi juba meile annab. Oma liikumisest. Ja nüüd ütleb, ja te saate elada maal, mille ma olen andnud teie vanemaile. Teie olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal. Ma vabastan teid kõigist teie rüvedusist ja ma lasen viljal võrsuda, teen selle rohkeks ega lase teid nälga jääda. Ma teen rohkeks selle põlluvilja ja põllusaagi ja et teil ei ole nälja pärast, ei oleks vaja kannatada teotust paganate seas ja nii edasi, millega ta kõike saab nüüd õnnistama ja mille pärast võiks öelda, mis on selle asja sisuline pool. Nüüd on tema ise kõikide nende asjade tegija meie sees. Ehk võiks öelda, see õigus on tema ise, see täiuslikkus on tema ise meie elus. Siin ei mõõdeta, kui tubli oled sina või mina, vaid hoopis, kes on tema. Vaat siin on ära pööratud, kui näiteks see käsuajastul oli kõikide asjade kese oli inimene. Sinu jooksmine, sinu pingutus, sinu
nii et arengud, kõike, mida sa siis kasvatasid, arendasid endas, kuhu sa tahtsid välja jõuda, kõike möödeti inimese läbi, kes see inimene on. Uues lepingus kõikide asjade kese on Kristus. Kui suur muutus, see on nagu öö ja päev. Ja ta ütleb, et see on, kuidas ta seal ütleb, et noh, nagu see 2. Korintuse 4. peatükk räägib ka seal, kus ta ütleb, et kui te panete tähele, või kuidas ta ütleb, et Kristust ei, ma võtan korra lahti selle. Siin ta ütleb selle kohta, et ta ütleb siin, et pimeduses paisk valgus Jumal on, kes on hakanud särama teie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. Tuleb esile see tunnetuse valgus, kes on Kristus minu elu. Mõistame, on ju? See on üks hämmastav asi. Ei ole enam löögi all minu lihalik olemine, vaid löögi alla on läinud Kristus. Ja sealt tulenev nüüd täiuslikkus, õigsus, nii nagu Jeesus ütles, olgem täiuslikud, nagu meie taevane isa on täiuslik. Siin ta räägib meile, me oleme päästetud läbi Kristuse. Pole Kristust, pole päästet. Nii et täiuslikkus on nüüd temas. Ja ta ütleb, Peetrus ütleb ka, et see on see, kes on otse kui, kuidas ta ütleb, panete tähele seda küünalt, mis paistab seal pimedas paigas. Ma just mõtlesin selle üle, et kui sa paned tähele küünal on kui Kristus ja pime paik on see käsuajastu, kus sees inimene oli. Ja korraga sa näed Kristust ja tema on korraga valgus ja kui ta ütleb ja see, kes on teie sees, see valgus ja kuidas ta ütleb selle kohta, et ja see kuni päev jõuab kätte. Tähendab, kogu minu elu on nüüd Jumala valguse käes. Ja ma näen korraga, Kristus ongi see elu, kes tahab elada läbi minu. Nii et see on halleluuja. Ma lihtsalt ei oska muud öelda, kui kõik asjad pööratakse teistpidi. See on äärmiselt hea uudis. Vaadake see siin 2. Korintuse 5.21 ütleb, ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Fantastiline. Keegi meie asemel on tehtud patuks, millest me enam rääkida ei saa, on tegelikult nüüd patt. Mõtle sellele. Aga tihti sellest me ainult räägime. See on jälle see, mis meie silme, füüsiliste silme ees on. See on tõeline lahing, on ju. Et kas me paneme tähelepanu nähtamatule maailmale. Sellele, kust tuleb meile Jumalalt kõik see, mida me täna eluks ja Jumala kartuseks nii öelda vajame. Me tahaksime kõik meie väline see, kuidas ütleme, elukorraldus või eluviisid ja et need kõik oleksid laitmatud. Teate, ma ütlen, kuidas ütleme, see on asja tagajärg. Häda on tihti selles, eesmärki ma ei näe. Aga tagajärg on mul tähtis. Tagajärge ma tahan saavutada, aga eesmärki ma ei näe. Sest asja sisu on see, et kui ma ei ole täiuslik, mida ma seal täiuses teen siis või mida ma seal saavutan, kui ma ei ole täiuslik? Kõik tõotused on tema sees, jah, ja tema läbi aamen. On ju, kõik on Kristuses, absoluutselt. Kõik aarded, kõik varandused, kõik teostus kõik on Kristuses. Kõik on kätte saadav temas. Ja ilma temata ei ole mitte kui midagi. Null. Mitte midagi ei ole võtta. Ma vaatan, ma teen korra lahti siin näiteks 1. Korintuse kirja. Siin 1. Korintuse 2. peatüki. Siin 4. salmis, kui Paulus ütleb niimoodi,
ning mu kõne ja mu jutlus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid vaimu ja väe osutamisega, et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. See on väga mõtlema panevad nagu sellised ütlused. Tarkusest me kõneleme täiuslike seas. Ent mitte praeguse ajastu ega selle kaduvate valitsejate tarkusest, vaid me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid. Ükski praeguse ajastu valitsejatest ei ole seda ära tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkuse issandat risti löönud. Kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Saame aru, siin on meil tegemist ühe väga huvitava asjaga. Kõik on tema, kellel on tähelepanu. Ja sellega meie oleme ju, kuidas ütleme, me peaksime nägema ennast nüüd, kui me näeme ennast temas, üks olemises, ongi täna see võti selles üks olemisse ära peidetud. Ta ütleb, tema on saanud meile ju tarkuseks, Jumalalt õiguseks, pühitsuseks, lunastuseks. See ei ole mitte ainult siis, kui mul, ütleme, kõik on väga hästi ja meeleolu on hea ja kõik läheb korda ja kõik on halleluuja ja siis me ütleme, et kõik on väga hästi. See on igal meie elupäeval, igas olukorras. Mitte kunagi see ei muutu. Tema on tema. Nii et kui Jumal midagi räägib, siis ta räägib alati oma pojast. Viimsel päevil ta kõneleb oma poja kaudu ja me teame seda Matteuse 16 ka, kui ta seal muutmise mäel ütleb ka, tema on minu armas poeg, üksi päinis teda kuulake. Meil ei ole au kuulata kedagi väljaspool Kristust. See on jälle mõtlema panev asi. Aga et me elame Kristuses, siis me saame Kristust kuulata üksteises. Aga me ei saa kuulata inimtarkusest lähtuvaid asju. Tegelikult kes ütleb, mis on ja mis ei ole. Vaadake, see määratlege ka ära. Tähendab, allikas tuleb ära tunda. Jah, just nimelt selleks ongi püha vaim, kelles me täna elame, kus püha vaimu juhatus määratlebki seda, mis on Jeesuselt ja mis ei ole. Aga selle asja sisuline mõte on, et olgem täiuslikud, ehk teisisõnu, püsigem üks olemises Kristusega, olgem selle sees, ärme lase ennast ära petta seisundist, kuhu Jumal on meid asetanud. Hea uudis on, et Jumal asetas päästes meid kõiki Kristusesse. Aga aeg-ajalt meid petetakse välja sealt. Tegelikult ei muutu mitte midagi. Aga me leiame endid korraga mingit inimlike, nükste tarkuse virvarri seest või mõtete seest, mida me järgime ja me saame aru, see ei ole lähtunud mulle Jeesuselt. Et seda ära tunda on see jälle oluline. Nii et ta ütleb siin selle kohta siis, et me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest. Seda jälle peaks ütlema, kes see on Kristus. See on isik, kelle sees oled sa lihtsalt õnnistatud. Ta ütleb, ta on saanud meile ju tarkuseks Jumalalt. See ongi meie elu juht, võiks öelda juhataja, kes juhib meid kõigil meie teedel. Tegelikult ega need pole meie teed, need on tema teed ju. Me elame ja käime ju tema teedel. Need on ka ühtlasi meie teed, sest meie ja tema ja mina ja tema. On ju, see on kõik üks olemine läbistab kõike seda. See on nii suur rikkus, kui me sellele nagu pihta saame või seda ära tabame. Kui ühtseks on Jumal meid Kristusega teinud. Näiteks seda
kui sa mõtled selle üle näiteks siin Rooma kirjas, ma vaatan siin lähedal, ma vaatan selle lahti korra, näiteks 32, siin 8:32 ütleb ju ka, tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima. Ja vaadake siin nüüd Jumala tarkust, Jumala kõik, mis on väärtused, on Jumalal. Kuidas ta koos Jeesusega ei peaks meile seda kõike andma, sest kõik see varandus on ju Jeesuses. Ja meie asukoht on Jeesuses, Kristuses, on ju, Kristuse olemuses, taevases võidmises. Ta ütleb, kes võib süüdistada Jumala valituid, kas see, või kes võib süüdistada Jumala valituid, Jumal on see, kes õigeks teeb. Vaadake, Jumala määrang on kõige kõrgem määrang. Rääkigu inimesed mida tahes, süüdistagu inimesed millega tahes. Kui Jumal on kellegi õigeks mõistnud, siis see nii on. Kõik inimsuud vaikigu. No võivad häält teha, kui tahavad, aga see on mõttetu. Ja ta ütleb, kes võib meid hukka mõista. Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes palub meie eest. Tähendab, Kristus minu elu. Ei mingit süüd ei ole. Vaata, Rooma 8 algab ju ka sellega. Nüüd ei ole enam mingisugust hukka mõistu. Neile asukohaga, kes on Kristuses. Tähendab, Jumal on asetanud meid Kristusesse. Süüst täielikult vaba. Halleluuja. See on võrratu. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine, nälg, alasti olek, hädaoht või möök? Mitte keegi, mitte mingil juhul ei saa meid enam ära lahutada. Aga ära petta meid küll saab. Tähendab, me ei tunne tõde ja et ma tõde ei tunne, saab mulle rääkida asemele valet. Ja seda kurat hommikust õhtuni teebki. See ongi nüüd võitlus. Seista tões, kuhu Jumal on mind asetanud, on ju siin, meid kõiki. Asetanud tõesse ja ta ütleb, tõel on üks omadus teha vabaks. Kõigest jäägist, mis sinna ei kuulu. On ju hea elu. Ja ta ütleb küll, et jah, siis meid koheldakse kui tapalambaid. Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Täielik võit. Absoluutne. Tema on kui täius ja tema täiusest, noh, sa loed seda ju Johannese seal esimeses peatükis ka. Tema täiusest, on ju, sellest absoluutolekust, tema täiusest me oleme saanud armu peale. Tema täiusest. Meie olemine baseerub tema olemises. See ei ole mitte nii, et Jumal, et ma saaksin olla su sarnane. Ei, ma sündisin sinna. Ma ei tohi lasta ennast sealt välja petta. See on teema. Aga mitte nii, et ma Jumal saaksin sinu sarnaseks. Sa ei saa saada selleks, kes sa juba oled. Noh, mõistad? Kui sa juba see oled, kuidas sa saad paluda Jumalat, et ma ikka saaks olla see? Kristlased laulavad ka, et olla sinu sarnane. No jaa, aga me sündisime ju selleks. Nagu koerad sünnitavad ikka koeri ja kassid kasse ja mitte vastupidi, on ju. Ikka oma sugu sünnitatakse. Jumal ei sünnita kuradeid. Saate aru? Aga me vahel arvame ja palvetame selle alusel ka. No mis ikka? Jumal saab ju ka aru, pimedus on pimedus maal. Midagi teha ei ole. Aga näiteks, kui ta siin ütleb nüüd, sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, praegused, tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus, ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Mitte miski keegi ei saa ära lahutada. Ja nüüd, kui ta ütleb näiteks praegused ega tulevased, no mida muretseda? No nii inimene ütleb, no see on mu palve, peaasi, et meie maal ei ole sõda, muud mul ei ole tähtis. Nii madalad tasandid.
mis asja? Ei, see on muidugi hea, kui seda ei ole. Aga kui mul ei ole seisundit Kristuses, mis siis kõigist nendest palvetest on? Jumal, õnnista mind ja nagu see Ameerika farmeri palve oli, et õnnista mind ja mu poega Johni ja rohkem ära kedagi õnnista. Tal niigi vähe käes. Aga kui meie arusaamine piirdub nii vähesega, siis palved muutuvad ka jamaks. Ja kuidas ta ütleb siin isegi, kas see on õpetussõnades, kus ta seda ütleb, et kuidas see oli, et kui käsuõpetus ei ole minu lõbu või minu nagu selline lust või mõnu või kuidas ütelda minu sees, siis ka minu palve on jäledus Jumala ees. Me elame tema tõotustest. Tema tõotustega me täidame, deklareerime kõiki neid tõotusi. Me vabastame neid välja ja see ongi ju palve, mida me toodame. Mida me sisse sööme, seda me välja toodame. See kõik, see eluringlus, mis meist läbi käib, seda me väljendame. Ja siis mõni võib-olla küsib, et no ja sa ikka veel oled nende suhtes armuline. Aga miks ma ei peaks olema? Või küsivad, et kuidas sa sellise joodikuga veel saad rääkida? Aga miks ma ei peaks saama? Jumal räägib ikka minuga ju. Või Jeesusele öeldi, aga miks sa hingamispäeval teed selle terveks, keda ei tohi teha terveks? Jeesus küsib, aga kuidas hingamispäeval see, kes on Abrahami poeg, ei pidanud terveks saama just nimelt hingamispäeval. Tema on ju tõotuste kaasomanik. Ja kuidas ta ei peaks terveks saama? Vaata, meil inimestena on kõigil oma portsjon midagi. Ja ütleme, siit kohast minu mööt lõpeb. Jumalal neid üldse polegi. Ja ta ütleb, olgem täiuslikud, nagu minu isa on täiuslik. Kas pole hea mõelda? Olles Kristuses kaovad ära meilt piirid. Mõistame need. Vaat inimesed ütlevad ka, mis iganes, nagu ütleme, et kui inimeste armastus on alati seotud tingimustega, siis Jumala armastusel tingimusi ei ole. Kas pole huvitav? Temal piir ei ole tema armastusel. Ta armastab ikkagi. Sa ei saa olla Jumalale hea laps, et ta sind armastaks. No see ei tööta, aga maises elus töötab. On ju? Sa ei saa Jumalale olla halb laps, et ta sind ei armastaks. See ei tööta. Inimeste maailmas töötab. Ja vaat siin me tahame inimeste seda inimlikku maailma sisse tuua jumalikkusesse. See ei tööta seal, sest Jumal ütleb, tema armastab ikkagi meid, vaatamata sellele, oleme head või inimeste silmis või mitte head. Kas pole huvitav? Jumala armastus ei muutu meie tegudest. Aga meie tahaksime õpetada ikkagi muutnud. Sest meile ei meeldi need asjad. Toome oma arvamuse ka sisse. Aga Jumal vaatab vaid sellele, mis sündis ristil. Ja see on saanud Jumala väeks. Sellepärast Paulus ütleb ka ju, et ma ei tulnud mitte inimliku tarkuse meelitavate sõnade kaudu, vaid Jumala ja vaimu ja väe osutuse läbi. Et meie usk oleks nüüd Jumala väes. On ju, ta ütleb sellepärast, kui ma tulin teie keskel, ma ei arvanud mitte midagi muud teadvat kui Jeesus Kristust ja teda kui risti löödud, sest vägi avaldus ristist. Aga see on huvitav mõelda sellele. Näiteks, kui sa nagu mõtled, et vaata, kui ma päästetud sain päeval, mind toodi, kui sa vaata vaimu ilma nüüd on ju, kui päästetud saamise päeval mind toodi nii-öelda vaimu ilmas, toodi Jeesuse ristist, äratati ja toodi üles tõusmisellu. Mõistame. Päästetud olek tähendab, sa oled koos Kristusega surnuist üles tõusnud. Millest me enam räägime? Me ei saa isegi ristist mitte enam rääkida teatud mõttes. Kõik on selja taha jäänud. Meid on üles äratatud Jumala ellu. Me elame elu jumalikus uues olemises, mitte ei täida kirjatähe korraldusi. Ma saan aru küll, et kirjatähe korraldusi, neid tuleb siit poolt vasakult ja paremalt, eest ja tagant, ülalt ja alt. Inimesed teevad igal pool reegleid, korraldusi, seadusi, panevad aga teiste elusid paika, määratlevad endid, määratlevad teisi. Jumalal seda pole. Kas pole huvitav? Ja lase nüüd lahti. Kuule,
on ikka keeruline küll, kui sa oled senini elanud reeglitega. No muidugi ma saan aru, paljud ütlevad, et ei, ega ma käsu alla ei ela. Tegelikult see on väga peen teema. Igasugune tingimus, mis sinu elus on elukäsu all. Iga korraldus, mis su elus on elukäsu all. Vabadus on vaid ainult uskuda temasse, kes on ise see vabadus. Kristuse vabadusse me oleme vabastatud. See tähendab, ma oman tema mõtteviisi olla vaba. Tead, see mõne inimese võib vihale ajada selline jutt. Kuidagi sa mõtled elus nii lõdvalt siis läbi ajada. Teate, see on suhe. Kristlus pole reeglid, aga me teeme tast reeglid. Aga see ei ole reeglid, see on suhe elu endaga. Sest on isa tegelikult. Ja kogu loodu ootab ju pikisilmi nende Jumala poegade tõelise olemise esile tulemist. Kogu loodu igatseb, otsib, kus nad on. Selle jumaliku elu vabastajad. Ja ütleb ju, kogu loodu on täna kinni nagu kaduvuse all. Sest nad ootavad Jumala poegade läbi peab see saama lahti tehtud. Ja kui Jumala pojad ei tule seisundisse, kuhu nad on pandud, siis see on petu elu ülejäänud. Nii et väga mõtlema panevad kohad on ju. Aga ma just tahaksin rõhu panna sellele, et sa näed seisundit, kuhu Jumal on sind ja mind asetanud. Teate, see teeb elu lihtsalt röömsaks. Sa ei saa lihtsalt kurb olla enam. Mõtle ise, sa võid ju mõelda igasugustele reeglitele, mida kirikud ja inimesed ja kõik, kes on teinud ja kuidas taevasse saada ja mismoodi ainult taevasse saada ja milliste asjade kaudu saada ja kõike seda. See on ühise nimetaja all. Kuratlik. Ainult vale. Ja sellepärast ta ütleb, vaata, kui suure armastuse isa meile on andnud. Või seal laiendatud tõlkes ta lausa ütleb, et kui suure kvaliteetse armastuse isa on meile andnud, et meid arvestatakse Jumala poegadeks. No väga suke konkreetne või niimoodi, et meid on arvestatud osa olema temast. Võrratu. See lihtsalt on halleluuja. Kui ma võtaksin lahti korra selle Rooma 6. peatüki siin 5. salmi. Siin ütleb niimoodi, sest kui me oleme kasvanud kokku tema surmasarnasusega, siis me võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Ja edasi läheb, teades, et meie vana loomus on ju. See on paika pandud. Teades. See on Jumala poolt ära tehtud. Vaat seda, see ei ole tasand palvetada, et ma saaksin üheks temaga. Ei, ma sündisin üheks temaga. Kõik need, see inimliku maailma virvarr või need, ma ei tea, mismoodi seda kutsuda, kuratlik või mis ta iganes oleks, sest see on kõik liidus sama asi küll. Aga see kõik püüab meid kogu aeg päev-päevalt lahutada Kristusest. Ja nii nagu me lugesime, ei praeguse aja, ei tuleviku asjad, ei saa meid ära lahutada. Aga oma rumaluses, et me tõde ei tea, me laseme seda teha. Nii et see ainukene kaitse meie elus on isa armastuse tundmine. Ja tegelikult lihtne on see on ju. Et issi süda on seal, kus on tema lapsed. Issi elab oma elu oma lastele. Kellele siis veel? Kelle eest ta veel hoolitseb, kui mitte meie eest, on ju. Nii et meie võiksime olla siin, et kuidas ta ütleb, me oleme kasvanud ühte. Tähendab, see on meie mõtteviis on saanud üheks, nagu tema, nõnda olen ka mina. Nii nagu 1. Johannese kiri ütleb, nõnda nagu täna Kristus on, oleme meie ka selles maailmas, on ju. Nagu tema, nõnda ka mina. Nii nagu ma toitun temast, niimoodi ma saan ka elada teda. Ja ma ei tea, kuidas. See lihtsalt on nii. Aga vaat siin on jah, tarkus on eraldada, jälle mismoodi. Kristus on see. Vaata, ei saa ühtegi tegu ka enam rääkida, kui Kristus ei ole see. Pole suhet, pole elu.
ja sellepärast ma ei saa kellelegi öelda, ära seda tee niimoodi või ära niimoodi tee. Sest see kõik sünnib suhtes oma issandaga. No see on elu ju. Siin ei ole enam reeglid, nagu esimese lepingu ajal olid. Kui palju ma suudan, siis pigem peaks ütlema, kui head vanemad mul on. Sest mul peab hea DNA olema ju. No inimlik DNA, sest selle alusel töötas käsk. Nii ebaõiglane, ebavõrdne, absoluutselt jama, võiks niimoodi öelda. Noh, tänases, kui sa mõistad Jumala armu, seda lõpmatust. Nüüd on arm kõigile välja valatud. Jeesuse Kristuse kaudu ristil. Kas pole vägev? Sa ei saa midagi enam selleks teha, et isa sind rohkem armastaks. See on kurb tõdeda küll, aga no, kõike, mida sa proovid, kõigega oled hiljaks jäänud. Teate, isa armastus juba võttis vastu Jeesuse. Ja nii nagu ta vastu võttis Jeesuse, oleme vastu võetud meie. See on lihtsalt see, kuidas ta siin 2. Korintuse siin kirjas ütleb 5. peatükis ja mitmes salm see siin on, 17, et nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See kõik on Jumalast, kes meid enesega on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti, kuna see oli Jumal, kes Kristuses, paned tähele, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. Ei arvestanud. Jälle, kui sa vaatad, millega kristlaskond tegeleb. Kokku arvestamisega. Kes kui palju, mismoodi kui palju, kellegi lootussantse ja nii edasi, kes kui tubli, kes mis kui püha, kes kui seda teist ja kolmandat on ju. Ma räägin, see on see inimlik külg on alati asja juures, mis jumalikus puudub. Jumal vaatab vaid Jeesuse tööle ristil. Ja teate, see peaks meie see triumf olema. Halleluuja, et ma olen nüüd koos Kristusega surnuist üles tõusnud, et ma olen surnuist üles tõusnud. Millisest surma aspektist ma veel taga räägiksin, kui ma olen surma läbinud? Sest kõik, mis on surmast läbi tulnud, mitte midagi pole sinuga kaasa tulnud. Ma saan aru küll, räägitakse mingid põlvkondlikud needused, mingid nuhtlused, mis järgi käivad. No kus kohas, kui sa tulid läbi surma? Andke andeks, me ei tea Jumala tõde, selles on probleem. Läbi surma ei tule kaasa ükski needus, sest keegi lõikas needused läbi. Nii et, aga seda ei mõista, kas see siis tuleb läbi? Tegelikult ta ei saaks läbi tulla, aga kuradi pettused tulevad nüüd su ellu. Ja nüüd sa maadled juba edasi kuratlike pettustega. Ja nüüd sa tõmbad paralleele, minu isal oli selline, minu ema oli selline, vaat või nüüd mina olen selline. Sa tõmbad nad usuga kaasa ju neid asju kogu aeg. Ja no mis igasens karmaseadused, mõni ütleb, vaat see on see karmaseadus. Mis karma? Kristus lõpetas karma. Aga no inimesed armastavad öelda ja siis määrivad üksteisele pähe sellised asju. Levitatakse pentust vale. Jaa, aga see on vale. Meil on Kristus, minu elu, on ju. Tema on tema. Ja nii nagu on täna tema, mitte nagu ta oli. Me ei tohi seda ka mõelda nagu Jeesus oli. See pole meie eeskuju nagu Jeesus oli. Ta oli ainult eeskuju selles mõttes, kuidas tema oli ühendatud isaga. Oleme meie ühendatud isaga. Aga nagu täna Jeesus on, oleme meie. Sest ta elab isa üles tõusmise väes. Meil ei ole teist elu, kui samamoodi kõike, mida isa on surnuist üles äratanud, on antud eluõigus. Ja mida tema pole üles äratanud, meil on keelatud äratada. Inimesed tegelevad igasugust imelike asjade üles äratamisega. Kõike seda, mida meie elu on kuskilt üles korjanud, põhimõtted, mälestused, koolis käidud, ma ei tea, mis ajad, kuuldud asjad, meie elu on täis neid. Ja kujutate ette, Kristuse kui veri tuli selle üle ja lõpetas kõik selle jama, et nüüd on ainult Kristus minu elu ja mitte
mitte midagi muud. Kõik ja kõigeks on saanud Kristus. Kas pole vägev? Nii üheselt nagu ütleme, sama asi nagu ütleme, et kurat ja Jumal on mingisuguses võitluses. Teate, seal ei ole võitlust. Üks on võitja, teine on kaotaja. Mis võitlus? Inimene ikka arvab, mingi vaimu ilmas käib mingi Jumala kurade vaheline võitlus. Mis võitlus? Kohtuotsus on täide viimata. Kohus on ka ära kuulutatud. Mis võitlust enam? Mõelgem, on ju? See käib pigem meele tasandil. No meele tasandil petetakse ja vaat siin käivad võitlused. Ja, aga et ma tõde ei näe. Jah, Kristuse lähedust mul sellisena ei ole. Ma ei oma teda sellisena, nagu ma peaksin nüüd teda omama. Ma ei ole taga nii lähedane. Ja vaat siin see lahing käima läheb. Ja siis keegi ütleb, no jaa, aga mida sa näed nüüd? Vaata, milline sa välja paistad või nii edasi. Sellepärast kurat saabki petta, sest tal pole ilmutust ju isast. Just, kui sa kuulad kedagi, kes ei ole Kristus, tegelikult meil õigus kuulata ei ole. Sest kohe meid petetakse. Eeva selle tõttu langes. Jah. Et see on oluline küll, et pane tähele, keda sa kuulad. Inimesi me võime kõike kuulata, aga kuulame inimestes Kristust. Ja viskame välja selle, mis sinna ei kuulu. Katsuge kõike läbi, pidage kinni, mis hea on. Ehk teisisõnu, kuulake seda, mida Kristus teie sees räägib, on ju. Teie sees teiste jaoks või niimoodi. Ja et võtame vastu seda, mida tema minu ellu täna on rääkimas. Ja teate, tal on alati midagi head. Ja vahel need on nii head asjad, et kui suudaks aga seda uskuda või sellest kinni haarata. Ma võtan siin korra selle kolosslastele lahti kirja. Siin esimene peatükk ja salm 28 ütleb, et me kuulutame teda nüüd julgustades iga inimest ja õpetades iga inimest kogu tarkuses, et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses. Ehk teisisõnu ma nimetaksin niimoodi, et täpselt niimoodi me paneme kõik asjad paika, nagu Jumal räägib inimesest ja punkt. Mitte midagi juurde lisamata, mitte midagi ära võtmata. Nii nagu Jumal räägib sinust ja minust, räägib ta vaid ainult seda, mis sündis ristil Jeesuse läbi. See sündis sinu ja minu jaoks. Ja see kannab nüüd selliseid huvitavaid nimetusi. Täiuslikkus, absoluut. Ja siis öeldakse, aga inimeste maailmas ju pole selliseid asju. Muidugi pole. Aga ega me inimeste maailmas ei elagi. Me elame taevases olukorras Kristuses, on ju? Kõik on seal hästi. Päike paistab alati seal. Ja Jumal laseb oma päikest sadade, kuidas ta ütleb, vihma sadade ja päikest paista nii õigete kui ülekohtuste üle. Vaadake, kes on Jumal. Me paneksime küll paika asjad siin, või kes see vend ütles, et kui ta või nägi seda mingi gei paraadi seal Washingtonis, siis ta ütles, mina laseksin küll nüüd tule taevast alla tulla ja nad kõik ära neelata sealt, et plats puhtaks. See oli armas. No vot, meil saab nagu mõõt täis. Ütleme, ei jaksa tead, meid vaadata või selliseid väärastunud vaateid või selliseid, vahel inimesed on nagu inimesed on, ütleme, nad on petetud. Aga nad ei ole süüdi samas. Kurat on see süüdlane, kes neid on petnud. Ja nad on kuulanud kuradi valet ja läinud selle valega kaasa ja uskunud seda. Ja nüüd, mida meie saame kuulutada? Kristust nende üle. Tema, kes mulle armu andis, annab ka neile armu. Sest tema täiusest, ta on ju võtnud mulle armu peale, sulle samamoodi. Tema täiusest me saame. Meil ei ole oma asja või sellist püüdle veel või saavuta veel või. See on taeva kingitus. Õigsus, Jumala and on taeva kingitus. See ei ole välja teenitud. Ja kui me arvame, et see on kuidagi moodi teene,
või ma palvetasin piisavalt või näe, ma olin sel päeval kuidagi sõnakuulelik õigel ajal, õiges kohas, tegin õiget asja, näe, sattus niimoodi. Ja nüüd selle tõttu läks niimoodi. Teate, see on jama kõik. Sest taevane isa teab täpselt, kus sa sel ajal, sel päeval selles olukorras oled ja mis täpselt sinuga selles olukorras ka on. Nii et kui sa mõtled sellele, see on jälle täius, absoluut olemine. Ma loeksin siin veel, võtaks selle Hebrea 10. peatüki lihtsalt selle täiuse koha pealt. Lihtsalt kinnitada oma pilku. Näiteks siin 10.1 ütleb ka, et Moosese seadus on vaid tulevaste hüvede vari, mitte nende hüvede täiskuju. Siis ei või mitte kunagi teha täiuslikuks neid, kes tulevad Jumala ette igal aastal nende samade ohvritega, mida nad alatasa ohverdavad. Nõutu lugu tead, kui sa kuulad. Tuuakse ohvreid, aga mitte iial nad ei saa teha kedagi täiuslikuks. Jälle tuuakse ja mitte kedagi ei saa teha täiuslikuks. Kas pole väeline? Meie tulime nüüd Kristuse juurde ja ma ütlen, sina ja mina ei tulnud ka. Tema kutsus veel. Oleks see minu tulla olnud. Tema tahtel, tema kutsel. Ja kui sa nüüd siin vaatad seda 12. salmist edasi, mida ta ütleb siin? Aga see siin, nüüd Kristusest on jutt, ohverdanud ühe ainsa ohvri pattude eest, on jäädavalt istunud Jumala paremale käele. Need sõnad on ka, kui me loeme neid sõnu, mõtlema panevad. Millest räägib meile sõna? Ta on istunud jäädavalt. Me ootame ju Jeesuse teist tagasitulekut. Vähemalt kirikutes on peasõnu. Aga mida sa selle jäädavalt peale hakkad nüüd? Jookse pealt pidi vastu seina. 2000 aastat on joostud. Jah, 2000 aastat on jookstud. Ja ikka oodatakse. No Jeesus kohe ju lubas tagasi tulla. No ta tuleb ju kohe tagasi. Mida ta ütles? Te ei jõua mitte Iisraeli linnu ka läbi käia, enne kui ta juba tagasi on. Tohoh, 2000 aastat läbi, nüüd juba möödas ja ikka nad pole Iisraeli linnu jõudnud veel läbi käia. Kui suur territoorium see on, siis tahaks teada. Pool Eesti maad pidi olema, ma ei ole käinud küll seal, aga räägib, et teist pool on veel kõrbe ka. Aga mitte neid linnu ei jõua te läbi käia, juba ta on tagasi. Aga mis ime siis sünnib, kui Kristus tagasi tuleb? No vot, nüüd siin tulebki hakata. Mida oodatakse siis? Mis ime nad ootavad? Seda, mida täna... Need teeb nüüd uue asja midagi minuga või? Ei, nad kõik ootavad seda, mida nad täna ei suuda veel uskuda. Millesse mul täna veel usku ei ole, siis kui tema tuleb, siis on see korraga kõik võimalik. Niimoodi nad usuvadki. Aga minu uskmatus on täna tee peal ees. Ma olen süü all, ma tunnen kristlasena süüdi, sest ma olen käsu all. Ja sellepärast ma ootan, et järsku Kristus tuleb, vabastab mind sellest süü koormast. Aga et uskuda, et ristil juba kanti süü ära. See on tehtud. See on tehtud. Seda nad ei usu. Seda ei usu, et nüüd on teine alternatiiv. Jeesus tuleb tagasi ja siis ma olen täpselt see, keda mina soovin siis olla. Ei ole enam võitlust. Hullem lugu on see, et nad tahavad veel, et meie siis läheme ülesse ja siis osad jäävad siia maapääle. Et meil oleks nagu suurem eelis kui kellegi teised. Need on väga keerulised asjad. Ma ütlen, kui ma alati kuulan neid teooriaid, siis mul jääb alati üles rohkem küsimusi kui üldse arusaamisi tõest. Mul ei ole vastuseid nendel asjadel, kui ma kuulen, aga nendel on kõik nii selge, nad teavad, kuidas asi täpselt käib, sest see on kiriklikult, on see kõik ära määratletud. Aga küsimusi jääb liiga palju, et vastuseid ei ole. Ja kas siis Kristus sellisena tuleb ja sellisena teeb neid asju? See ei ole ju absoluutselt võrdne enam inimeste suhtes, see pole enam arm. No nad ütlevadki, siis lõpebki armu aeg ja armu enam ei ole. Mina ei näe, et arm ära lõpeks. Jumal on Jumal algusest ja ta on lõpuni. See sama Jumal. Nii kaua, kui on armuajastu, nii kaua, kui see uus leping kehtib, Jumal on täpselt lepingu Jumal.
jah, arm ongi täna ja nii kaua on arm. Kui enam seda uut lepingut ei ole, siis ma ei tea, mis siis edasi saab. Aga Jumal toimib lepingu alusel. Vaat seda me ei tohiks iial nagu ära unustada. Ja nüüd, kui ta ütleb, et ta on ühe ohvri ohverdanud, siis pattude eest jäädavalt istunud Jumala paremale käele. Võimas sõna, jäädavalt. Jäädavalt. Sellest nad ei räägi. Ei, sellest ei räägi, sest see lööb nende teooria segamini. Nüüd ainult oodates, kuni vaenlased pannakse ta jala järiks. Sest ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. Halleluuja! Ja nüüd mõelge neid kõike, mida räägitakse selle kõrval. Ta on ühel hoobil ja jäädavalt teinud. Vaata, et sa pattu ei tee, et sa homne ära ei lange. Kust need jutud tulevad? Kust see arusaamine pärineb? Mis jutt see selline üldse on? Ebaloogiline. Täiesti, see ei ole enam uue lepingu kohane. See on jälle vanast lepingust midagi ära üles korjatud või nagu mis segadust tekitab. Pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. Võimas. Seda tunnistab meile ka püha vaim pärast seda, kui ta oli öelnud, see on leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb issand. Ma annan oma seadused nende südamesse ja kirjutan need nende mõistusesse. Ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtu tegusid. No nüüd mõelge. Aga see, et ta ütleb, et ta kirjutab seadused ja käsud, paneb inimest mõtlema jälle, et ma pean midagi tegema. Jälle võiks öelda, nüüd mõned tõlgendavad, jälle Moosese käsk tuleb ja Moosese käsu all me kõik saame kord taevasse vastavalt tegudena, vastavalt palga maksmised, vastavalt kõik on tegude põhine. Kust see tuleb? See on ju pete. See algtekstis oli ka natukene teistmoodi. Lihtsalt võiks öelda, mina võtaksin selle asja kokku sellena, te olete püha vaimu juhitavad. Sest nüüd on vaim suhte korraldaja. Vaimus me liigume, elame, käime ja oleme. See on uue ajastu korraldus, on vaimu ajastu. See ei ole enam kirjatähe järele elamine ja nende mõõtmete ja ütleme kaudu siis määratakse mulle, kes sa siis oled, sest see on ju hea ja kurja tundmise puust söömine. See ei ole enam elupuu tasand. Elupuu tasand on vaimu tasand. Elupuu vili on ju Jumala isa armastus, see on suhtepõhine elu. On ju, sa oled nüüd see, keda isa ütleb sind olevat ja see on kõige kõrgem standard. Mitte üks inimene ei saa rääkida sõna selle vastu, kui isa on su õigeks mõistnud, sind päästnud. Ja keda ta on päästnud, need on ta ju surmast läbi toonud ellu. No milline surm saaks sulle vastu tulla siis? Surm on kui võidetud vaenlane täna. Ta ei ole enam rääkija. Ta on võidetud vaenlane. Ja nüüd ta ütleb, ta ei mäleta siis enam nende patte. Nüüd mõtleme täna mõelda sellele, kui palju meie meenutame täna pattude värki. Me ei saaks enam meenutada pattu. Ei ole võimalik. Mida veri on ära pesnud, see on ära läinud. Jumala poeg ilmus selleks, et pattu ära võtta. Mitte nagu esimene leping kinni katta. Et jälle meelde tuletada ja jälle kinni katta. Aga patt oli vanalepingu ajal kogu aeg olemas. Küll kinni kaetud Jumala eest. Muidu Jumal ei saaks ju rahvaga toimida. Aga siin on Jumala poeg ilmunud, et ära võtta. Ta veri pesi ära. Võimas. Ja teate, see on otse kui pilt, mida sa võid, nagu ütleme, vaimusilma ees näha. Vaadake, kui kulda võetakse kuskilt maapõuest, mis iganes ta on puhtal kujul, see läheb kõiki ühte tulle. Sealt eemaldatakse kõik räbu, savi, kivi, sodi, mis iganes seal sees oleks. On ju? Ja Jumala tuli toob välja puhta kulla. Ja see puhas kuld, ma tahan öelda, see oledki sina, see taevane. Jah, see tõeline, mis on Jumala tulest välja tulnud, on ju.
seal ei ole kõrval, vaat see teine pool tahab ikka pattu teha. Vaat see ei taha ikka kuuletuda Jumalale või ta on ikka selline ja selline ja selline. Seal ei ole seda. See on läinud, Jumala tuli on ära korraldanud selle asja. See pole minu asi, kuidas. Tema rist tegi seda, mida inimene ei suutnud. On ju nii ühene. Kõik on ära pestud. Mis on pestud, leia veel see üles määrdunud asi on ju. Mis läinud, see läinud. Vana on läinud, uus on sündinud. Aamen. Kas pole hea uudis? Nii et Halleluja. ta ütleb, see on see leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi. Halleluja. Ja ta ütleb, aga kus need on andeks antud, seal ei ole vaja enam mingit ohvrit nende eest. Ja kuidas me saame nüüd ohvripõhist sellist elu elada või ohvrit tuua jälle Jumalale? Tähendab, see on meie ohvrit toome siis, kui me ei tunne Jeesus ohvrit. Meil on lihtsalt segadus meie elus. Jeesuse ohvri kõrval ei ole võimalik panna mitte ühte ohvrit. See ohvri veri, mis voolas, oli Jumala enda veri. Mis me arvame, et loomade veri on vägevam kui Jumala veri? Kas inimeste veri on vägevam, ükskõik kui palju on inimeste vere valamist on? See pole võrdväärne sellega, kui Jumala enda veri valati. Täielik puhastus kõigest süüist, patust, needusest, kuratlikkusest, mida kurat oli inimesele nii-öelda ebaseaduslikult kõike seda toimetanud. Kõigile sellele tuli vastus Golgata ristil. Kujutad ette? Ja nüüd ma olen nii puhas, õige, veatu, laitmatu, kortsuta, plekita, on ju, ta ütleb mitte mingit muud, ka sellest sarnast ei leidu mul. Sinul samamoodi. Miks? Veri tegi selle ära, armsad. Mis on pestud Kristuse veres, see on läinud. Parim puhastusvahend. Õigeks mõist on aset leidnud. Mäletate, kui Jeesus käis ju ka maapealsetes kohtutes. Igal pool oli ainult süüdi, risti lüüa. Tead, meie kõige suurem vaenlane. Kujutate ette? Ma üks päev mõtlesin ka selle peale, et üks on see siis tõde on ju Jeesus nende keskel ja kõik variserid, saduserid, kõik, kes seal käsu nimel võitlevad ja tahavad siis seda nii-öelda oma asja esile tuua või saavutada, nad on osutunud kõige suuremateks Jumala vaenlasteks. Seda on imelik mõelda, kuidas on see võimalik. Need pühendunud inimesed, kes kogu päeva palvetavad, ma ei tea, mida nad kõike teevad. Nad on nii jäägitult pühendunud Jumalale. Ja on kuradi teenistuses. Küsi, kuidas on see võimalik üldse? Kuidas see üldse, mis loogika siin on? Aga neil on üks eesmärk. Tappa Jeesus. Ja ise ütlevad, meil pole õigust tappa mitte kedagi. Me ei tapa mitte kedagi. Ja muud ei igatse, kui ainult Jeesus tappa. Jumalat tappa. No see oli muidugi Jumala plaan ka teisest küljest. No see on nagu Jumal mängib ikka nagu kuradiga nagu, kurat mängib iseenda vastu. Aga see on nüüd teadmatuse läbi, et ta ei tea Jumala teid. Ja vaat nüüd, kui meie ei ela pühas vaimus, siis on meil küsimus, kuidas me Jumala teid tunneme, kui me ei ela tema teedel. Või ei käi tema teedel, ei ela suhtes tema endaga. Kui tema ei ole meie nauding või meie see halleluja või et see, mis meie seest välja tuleb. Ikka elu. Ja, et sul on rööm käia tema teedel, sul on rööm nauding sellest. Sa ei pea mõtlema, et peab jälle kiriku minema, pühapäev, kuuled vahel nagu mõtlevad, et oi pühapäev, peab jälle kiriku minema. Tead, kui see ei ole nauding, et see on, jälle on pühapäev, saame jälle minna kiriku või saame, täna on küll laupäev. No ükskõik, pole vahet. Aga et see ei ole õige koht siis. No siis midagi on paigast ära. Midagi on nihkes seal. Sest inimesel peaks olema nauding Jumala kohata. Kui see ei ole nauding, siis ta pole elu ju.
no see on, inimene peaks endale vastu vaatama enda selle, enda sees olevale, arusaamale või arusaamatusele, kuidas peab ütlema selle kohta. Enda vastu ausada. Ja ausaks saama endas. Ja küsima, miks mul see nii on, nagu see asi on. Ja esitama ausaid küsimusi Jumalale. Neid miks küsimusi. Jumal tahab, teate, vastata. Nagunii ainult Jumal vastab nendele miks küsimustele, sest need on isiklikku laadi. Aga tema tahab just nimelt osutada oma armastust. Armastuses muutub kõik kergeks, lihtsaks, nagu muuseas, halleluuja, ainult naudi seda, kõik on lihtsalt nauditav. Ja ma samas nagu keegi küsis üks päev mu käest ka seal osaduses, et ma läksin nüüd tööle ja olen nagu seal ühes firmas olen seal nagu, turvatöötajana olen seal. Ta küsis ka, et mida sa seal öö läbi, kas igav ei ole öö läbi, tead passida seal. Ma mõtlesin, et tead, mul Jumala sõna öö läbi käib, tead. Ma naudin, ma põlen seal sees, ega und ka ei ole. Ei pea kohvi joomat ülal olla. Tead, see on nii põnev. Aga teine küsib, kuule, kas igavaks ei lähe seal, kuule, passid seal. Ei, see on kõik halleluuja, aga tead, see on sees, mis põleb, tead, sa naudid. Teine kõrvalt küsib, kas igav ei ole. No kuule, igavusele on rohtu. Kui su suhe on Jumalaga paigas, siis kõik muutub põnevaks. Nii kui action filmis inimesed tahavad actionit saada, vist sellepärast, et magama ei jää või ma ei tea, mis iganes. Ma ei tea, igal ühel oma põhjus, aga et kogu aeg oleks mingi selline ekstreemsus, oleks silme ees. Aga tead, kui sa tuled Jumala vaimu sellesse osadusse või Jumala vaimu haardesse, kui põnev on seal, kui nauding on seal, vibratsioon lausa seal, tuld tuleb, tules põlemine tead. Ja kui Jumala sõnad hakkavad sees korraga elama, siis mõtled, oi, kus ma ennem olin, kuidas ma enne ei näinud, kuidas ma ennem neid asju ei tabanud ära. Siis vahel mõtled nii lihtsad asjad, millega Jumal räägib. Ja korraga kuuled, et kuidas olla täiuslik. Täiuslik ma juba olengi sellepärast, et ma sain päästetud. Ma ei saa enam täiusele täiust peale panna. Ainult ära rikkuda saad. Kui sa oma täiust peale lisad Jumala täiusele, siis on midagi vussi minna ainult. Aga Jumal on niimoodi loonud, et ainult tema täiusest me kõik armsad saame armu peale. See arm ongi see lõpetatud töö kaudu ristil, mis tuli esile, et ta täitis kõik meie unelmad, meie soovid, meie igatsused. Kõik on Kristuses tegelikult täna täidetud. Nüüd Kristuse lähedal ollu tulles sa tajud, mul on kõik asjad juba olemas. Ainult silmad kogu aeg avanevad. Uutele tõdedele, uuele arusaamisele, nägemisele, sellisele täiuslikkusele. Jah, kui sa mõtled nagu ärkamisaegadel, milles on see asi, et nagu seal Evan Robertsi selles olukorras või mitmetes ärkamistes, kui sa loed neid raamatuidki ja mõtled sellele, et ega ju midagi iseeneses, muutunud ei ole. Sees muutusid korraga asjad ja kõik elu hakkas väljaspool korraga muutuma. Ja pole tähtsust, kas nad olid õppinud, õppimatud inimesed. Küsimus oli Jumalas. Ainult vaesed eesled ei oskanud enam kaevanduses tööd teha ja need. Sest seal ennem ainult sõimusõnadega neid saadeti, nüüd keegi enam ei ropenda, nüüd eesled jäid seisma, et ei oska reageerida. No kui sa nüüd lugusid kuuled, mis seal toimus kõik. See on väga selline mõtlema panev. Kui sees leiab aset muutus, siis muutused avaldavad kõik mõju väljapoole. Kellega sa oled kokku puutunud, kellega koos olnud, sest kõik saavutab uue dimensiooni. Kristus minu elu, kui see tuleb ilmsiks. Ta ütleb, siis tulete ka teie koos temaga avalikuks, tema enda tegude au sees, mida tema esile toob. Nii et see on lihtsalt. Ma loeks selle ka siit veel, selle Rooma 3. Need on võib-olla sellised lihtsad kirjakohad, aga mõtiskleda. Lihtsalt see 3:22 siin ütleb,
sest Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse, Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu. Ma ei tea, mis päris muidu. See on täiesti muidu. No päriselt. No inimeste väljendused, jah. Päris muidu. Lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. See tõde kunagi ei muutu. See tõde on, see tõde jääb ja see tõde kehtib. Alati. Võrratu. Nii et meie seisund on olla täna lihtsalt Kristuses. Arm on tegev, kus kohas Kristuses. Ja ta ütleb, kui te nüüd koos Kristusega olete surnuist üles tõusnud, mõelgem sellele, mis on üleval. Kelles me oleme tegelikult. See peaks kõik elavana kirjas olema, aga okei, see selleks, aga mõttes ma elan troonil tema olemises või tema seisundis, kuhu Jumal on Jeesuse ülendanud oma isa või isa paremale käele. Minu seisund on isa paremal käel Jeesuse Kristuse sees. Vaimu tasandil. Keegi vend ütles ka, aga siiski me elame maa peal. Ma ütlesin, vaat siin ma tahan vastu vaielda. Me elame taevases olukorras Kristuses. Käigu su füüsilised jalad mööda seda maad. Mul ükskõik, mina ka käin maa peal, füüsilise maa peal. Aga meie elu seisund on taevases olukorras Kristuses. Ja kui see seal ei ole, siis ma küsin, kus me oleme? Me oleme ju surmas siis. See on ju, surm on ju lahutus Jumalast. Aga taevases seisundis on meile elu igavikuline ja muutumatu. Ei muutu ka. Vaat siin on nüüd vaja uskuda Jumala tõde. Ja kõik see kättesaadav neile nüüd, kes usuvad. Halleluuja. Neile, kes usuvad. Halleluuja. Need olid mõtted, millega ma lihtsalt tahtsin meile tuua neid mõningaid kirjakohti ette, et mõistame, me oleme täna täiuslikud. Kuidas? Kristuse lunastuse tõttu sa ei saa olla mitte täiuslik. Vastasel olukorras sa ei ole päästetud. Niimoodi ma tühistan oma pääste, kui ma ei räägi sellega kooskõlas, mida Jumal tegi Jeesuse Kristuse ohvriga minu eest ja sinu eest. Nii et kogu elu on üks suur väljakutse täna meile. Kas ma jatkan rääkimist, kõigepealt uskumist on ju, aga see, mida ma usun, seda ma räägin, sellepärast ma räägin on ju, et ma räägin seda kooskõlas sellega, mida Jumal on teinud kõigi meie eest. Ja ma ei anna kuradile asu küll, mitte millegiga ei taha anda. Mis siis, kui tal vahel ka mingite asjadega õnnestuks justkui midagi ära vussida. Aga ma Jeesuse nimel kohe parandan, deklareerin kohe Jumala töö üle selle. Ma ei anna talle maad, ma ei anna talle kohta, ma ei anna talle olemist mitte kusagil. Ja ma ei nõustu temaga mitte millegiga, on ju. Ta üritab fookust isalt ära viia tegelikult. Ta teinekord palju ta ei tahagi, aga peaasi, et fookus läheb meil ära just nimelt sellelt eesmärgilt tagajärjele ja juba meil on segadus. Et just seisuselt ära viia. Aga Kristuses, ma ikka rõhutan, maksab olemine ja mitte tegemine. Vaat seda, kas inimene kunagi seda ära õpib? Vaat kui arm ei ole saanud meile olemiseks, ei õpi seda ära. Kogu maailm toimib tegemise pinnal. Aga Kristuses maksab olemine. Olemine ja veel kord olemine. Kuhu Jumal on meid asetanud. See on ju seisus, me oleme lapsed. Ta ütleb sellesse kindlasse mäe linnusesse asetatud. Ja siis lennaku need tulised nooled või langevad ühed siit või teised sealt või teevad seda või toda või mis iganes need tõbjad laastavad, teevad tööd. Last olla või teha, mis toimuda, aga ma elan seal, kuhu Jumal on mind asetanud. See on teatud mõttes nagu selline natuke hullumeelne. See on see mõni vana sõber saab jälle kokku küsib, sa ikka usud veel Jumalat või? See polegi üle läinud sul või? No mismoodi ta üle läks, kui ta sisse tuli? Nad ei saa aru sellest, on ju? Sellest ei saa aru.
ta tuli ju mu sisse, ta võttis ju mind üle. Kuidas ta üle läks? Ta pole üle läinud ju. Nad ootavad, et üle, no eesti keele sõnadega, noh, saate aru, ootavad, et see läheb üle. Ei lähe üle. Ta tuli sisse elama, et jääda sinu issandaks ja juhtida sind kogu sinu teedel, mida sa nüüd elad oled või kus sa teed või käid. Tema kõiges on su issand sinu Jumal. Nii et meil ei ole ka muud, kui tunneme röömu. Keegi on täiuslik. Keegi tegi meid täiuslikuks ja sa ei saa enam saada täiuslikuks, kui sa juba sündisid täiuslikuks. Sa ei saa täna saada päästetud, kui sa juba oled päästetud. Saad aru, on ju? Sa ei saa kordust teha, aga Jumal annab muidugi uusi kogemusi iseendaga, see on küll fakt. Ja neid täideti jälle püha vaimuga, ütleb Jumala sõna. Aga on üks kord, kui see püha vaim lihtsalt tuleb su üle ja sa oled tema all ja sa jääd sinna. Sest sa oled seal. Aga muidugi, kui see on tõeline kaif või ma ei tea, mis need pole vist head sõnad. Maailmalikud sõnad sellised, aga see kaif on selline, et sa ei taha enam, et see kunagi mööduks. Et Jumala lähedal olu kunagi enam kaoks. Kui seda väärtust ei ole elus, no mis siis, millel sa siis orienteerud? Nii et ikka, kui hea on. Siis inimesed elavad ju. No, mille nimel? Tunned, kogemist, ilmutus. Aga see, mis on eluks saanud või ilmutuseks või toimimiseks, vaata see, Paulus ütleb ju ka Galaati kirja alguses, et kõike, mida ma olen seal tunnetuse, ennustuse või nägemuse kaudu olen issandalt omandanud. Kõik seda ma annan teile edasi. Ja siis ta võib nii julgeid sõnu öelda, et kui mõni ingelgi taevast teile midagi muud räägiks peale selle, olgu ta neetud. Aga kui palju on seda muude inglite juttu täna? See on, jah. Ta tähendab see, mis ei ole kooskõlas lõpetatud tööga. Ma räägin kõik seda, mis ei ole kooskõlas. Nii et see on üks võimas power on see lõpetatud töö, mis leidis aset, kui Jeesus ütleb, nüüd on see lõpetatud. Ja kui ma ei saa aru, mille kohta ta ütleb, on see lõpetatud, siis kuidas olla kristlane? Siis ma ainult nende asjadega võitlen ju. Kogu esimese lepingu tasand lõpetati. Selleks ta ilmus, et lõpetada vana ja tuua esile uus vaimuleping, kuhu on sisse võetud kõik rahvad, rahvused, rassid, seisundid. Ei ole mingisugust vahet enam kellegi ka. Kõik on üks olemises. Halleluuja. Teate, see on selline asi, et nagu see noorem poeg koju tuli, tantsupidu lihtsalt peab käima. Sa ei saa teisiti lihtsalt. Pidu on lihtsalt. Aga kui sulasepõlv on nagu selle vanema venna elus, katsu see pidu teha. Nurin, kuule, sa pole mulle sikkugi andnud. Mis pidu? Tuleb noorem koju, tead, nuumveised tapetakse, kuule, selline pidu läheb käima. Kuule, mis asja? Vaat see on see, kui üks inimene tuleb armu maitsma. Kui hea on Jumal tema täiuses. Kuidas sa tahad nüüd kodunt ära minna? On noorem poeg muidugi aeg tagasi, ta ei saanud aru üldse sisust. Ta arvas, et kui ta isa käest selle pärandi kätte saab, parem on, kui isa surnud oleks ja pärandi kätte saan ja lähen ja teen ja olen ja elan, siis ma tean midagi. Ta võib-olla rääkis sellest inimlikust mõtteviisist. Jah, oligi. See sama on ju täna ka võitluses, mis meid ründab. Mõtteviis ei näe tegelikult vaimu tasandit, vaimust olemisseisus. Aga kui sa sellesse vaimu olemisse oled tulnud, sa ei taha sealt enam lahkuda. See on lihtsalt, ma ei tea, mis on see hea sõna nagu tõeline kaif, et ta on lihtsalt, sa lihtsalt oled hämmingus iga päev, tema, nagu ta ütleb, arm on uus iga hommik. Olemine temas alati millegiga rikastab sind või ta millegiga täiustab sinu täiuses, mida sa varem ei tea. Alati ta lisab su ellu midagi, millest sul varem polnud aimu. See ei lõppe ära. Et see on nii, kuidas isa armastab tegelikult oma last. Ta alati ju tunneb rõõmu, ta teeb alati head. Isi annab alati uusi mänguasju meie kätte. Lapsed ka rõõmustavad. Kas midagi uut ka on? Ta naudib oma last ju. Isa naudib kõik inimesi tegelikult. Ta tunneb rõõmu kõikidest inimestest. Aga see on nii fantastiline, et enam asi paremaks minna ei saa, kui ta juba on. Ma lihtsalt tahan öelda, täiuslikumaks enam üks täius minna ei saa. Tema täius on sinu ja minu elu.
nii ta on ja see kunagi ei muutu. Ja et ta ütleb, et olge täiuslikud, tähendab olla, ma saan täiuslik selles, kuhu isa mind on asetanud. On täius. Mõistame. Täiuses ma olen ka seal, kui ma olen petetud olekus. Ja ikka. Aga ei muuda miski. Jah, mitte miski ei muutu. Aga see, et ma olen oma isa suhtes, vaat nüüd ma olen ka, kuidas ütleme sellest, nagu õigsuse, rahu ja röömu täiuses selles sisemuses. Ma naudin seda. Et mul ise ka on osa sellest. Mitte ainult uskuda sellesse. Aga et seda uskuda, tuleb seda välja rääkida, tuleb seda deklareerida ja tuleb selles, oh halleluuja, lihtsalt välja käia seda. Halleluuja. Halleluuja. Meenuta vaid seda, kas me koos täname lihtsalt ja meenuta ja mõtiskle selle üle. Ma elan täiusest, tema täiusest. Ma olen see, kes ma nüüd olen. Sul ei ole enam ka mitte mingisugust, vanasti oli näiteks see nädalas üks päev, hingamispäev on ju. Siis ma ei tea, mis iganes see üks aasta oli hingamisaasta, et kus kõik said jälle tagasi oma pärandi juurde ja kõigi võlad olid lõpetatud ja nii edasi. On ju, nüüd sa oled tulnud ajastusse, kus sa hingad. Siin ei ole enam üks päev nädalas sa saad olla või kuskil seal 49 aasta või see juubeliaasta jah, et jälle said oma selle vana juurde tagasi, kus oli sult see ära võetud või läinud, et kõik said jälle nullist alustada või et võimalus oli vähemalt jälle alustada. Et kujutad ette, nüüd ma elangi tema hingamises ja see hingamine loodi inimese jaoks. Ei ole see enam Jumala jaoks nagu vanalepingu ajal. On ju, kõik asjad olid vanalepingu ajal Jumala jaoks ja sellepärast karistatigi inimesi. Aga nüüd on kõik, mida Jumal teeb ta inimese jaoks. Halleluuja. Teate, see on vau. See ei ole, teate, see ei ole enam, et kuidas pingutada ja nõnda läheb, aga vaid see on nüüd armust, kuidas tema olen mina. Ja ma maitsen tema headust. Ma maitsen seda. Ma naudin seda. Ja nüüd ta ütleb, rohkesti on röömu nendel tema palge ees. Olgugi nagu Asaf ütleb ka päevad, mil ta oli tõesti nagu seal 73. laulus ütleb, et ülekohtused ja elasid kohutavat elu ja ta oleks tahtnud vägisi hakata nendega kaasa rääkima, et neil läks nii hästi. Ja ta ütleb, päeval, kuni ma tungisin Jumala pühade saladuste sisse ja mõistsin seda, kes on issand. Vaat nüüd ta tegi korraga palvet nende eest. Ja ta ütleb, minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Ja kuidas ta ütleb, et kui mu seal ihu lõpeb ja mu süda või kuidas ta seal mainib, oled sina mu südame kalju ja osa igavesti. On ju, et ühes sinuga olles ei meelita enam miski maa peal ja nii edasi. Ta sai ilmutud. Ja just kuni ma tungisin Jumala pühade saladuste sisse ja mõistsin issanda antud otsa. Ja nüüd lõi korraga maailm teistesse värvidesse. Nii nagu sa vaatasid enne mustvalget telekat, korraga pääsid värvilise televiisori juurde. Või päeval, mil ma mäletan päästetud sain, kuidas ma nägin, see oli aprilli lõpp, kuidas need sinililled ja kõik kui ilus oli loodus. Mõtlesin, kus mu silmad enne olid. Aga teate, see vaimne, üks muutus on vaimses aset leidnud su sees ja nüüd näed sa välja ja sa näed välja hoopis teistmoodi. Kes suudaks seda seletada? Kohtumine Jumalaga muudab ka silmanägemise, sinu väärtushinnangud. Aga see kõik on tagajärg, kellega sa oled kohtunud. Keegi, kes lõi kõik uueks sinu elus. Ja see on siis nagu täiesti armunud olek või täitsa sees olek temas. Halleluuja, sealt ei ole väljapääsu. Halleluuja. Ja miski ei suuda meid sellest ka ära lahutada. Mitte miski ega keegi. No ei taha ka muidugi. Absoluutselt. Järjest uued avastused. Ja ainult avastuste maailm. Kõik, mida me avastame temas. Ja kõik see on, teate, kui miski asi on täiuslik, siis näed seda, sinna ei ole võimalik enam midagi juurde panna. Mitte midagi. Ja nüüd mul tuleks tunda seda, kes ütleb olevat
täius ja nüüd ta on mind sünnitanud täiusesse. Tema täiusest elama, olema selle sees ja nautima seda. Halleluuja. See on nii fantastiline. Ühtegi asja ma ei saa enam issandale öelda, kuule issand, tee seda või teist või kolmandat. Lihtsalt ei saa. Lihtsalt ma tänan teda kõige eest. Kõik on ära tehtud. See nüüd on edasi, kõik on nägemine. Kõik on vaimus ära toimunud. Nüüd on ainult deklareerimine seda olukordade üle. Saame vabastada ainult Jumala armu esile tulemist. Sest see on 2000 aastat tõeks saanud reaalsus. Ja see enam mitte iial ja moel ei muutu. Nii nagu ta tehti, teostati Jumala täiuses, nii ta on täna kehtiv. Selles samas täiuses. Ainult nägemine ja vaimulik see, või see vaimusilmad meie elus ongi, me nimetame seda kui usuks meie sees. Et ma korraga vaimus näen neid asju. Ja siis ma olen ikka öelnud niimoodi ka palve ajal ka ikka tavaliselt, kui Jumal teeb jälle nagu need vaimusilmad lahti ja sa näed. Ma ütlen ka, et Jumal, see on nüüd reaalsem kui mu füüsiliste silmadega nägemine. See nüüd on reaalsem, sest see nüüd Jumal juba sinu olemine. Sinu olemine, kuidas mina näen läbi sinu silmade. Nii et see on nii fantastiline, et halleluuja. Vaimu seisus on nii täiuslik, et seal ei saa inimlikult midagi hakata seal nagu tegema ja toimata. See on võimatu. See nagu nii me räägime, edastame kõike niimoodi pooliklikult, sest meie inimsõnad ja see tunnetus ja see edastamine, see kõik on, püüame anda küll edasi, aga vaim saab olla see, kes annab südamest südamesse, kes teeb lahti need pildid ja ilmutused ja tunnetused ja et korraga sa ütled, ja issand, see on nii. Et see on aamen ja teisiti see ei ole. Halleluuja. Aga oleme palves, täname Jumalat. Jumal, me täname eesõiguse eest, et sa oled sünnitanud meid nendeks, keda sa nüüd ütled meid olevat, et me oleme uued loodud, kus vana on möödunud. Ja sa ütlesid ka, et ei ole sellele uuele kuuele, ei saa vanad paika ega vanale kuuele uut paika. Ei ole võimalik enam seda uut ja vana kokku panna. Mis on uuena sündinud, see on uus. Ja me täname, et kõike seda, mida sina oma selle uue lepinguga oled teostanud, et ära pestnud kõik selle, mis oli kehtiv vanal ajastul. Ja sa oled esile toonud iseenda, oma enda elu, oma enda suhte, oma enda teedel käimise, oma enda tahte tunnetamise. Kõike teed sina. Ja me täname, et meil on au kanda sind ja sinu elu vabastada kõikjale, kuhu sa oled meid iganes saatnud. Ja las särada sinu tõde, Jumal, et sul on hea meel täna inimlastest siin maa peal. Et sa elad oma elu inimeste jaoks, et nad võivad kogeda ja maitsta, Jumal, sinu rõõmusõnumit. Et kõik on lõpetatud sinu poolt. Sa oled kõik teinud täiuslikuks. Et kõik võivad nautida, Jumal, seda armsust, mis tuleb esile, Jumal, sinu läbi. Et meil on rohkem kui küllalt, nagu sinu nimigi on. Sa oled rohkem kui küllaldane. Igas olukorras, iga üksiku jaoks. Sa täidad kõigi meie vajadused oma aurikkuse järele, sest see on sinu täiusest lähtuv. Ja me võtame armu peale, hingame lihtsalt sinu sisemuses, selles naudingus. Jumal, me täname selle eest, et sa tahad elada ennast läbi meie. Ja meie tahame anda oma ihuliikmed sinu kätte, sinu kasutusse, sinu toimimisse, et me oleme sulle käteks ja jalgadeks, sinu tahte esile toojateks. Kõiges, kogu selles paigas, kus me siin ka täna Tallinnas koos oleme. Jumal, et sa läkitad meid välja rõõmusõnumiga, et sinu tahe on armu anda sellele maale, pöörata selle maa saatust, ükskõik kui pea peale ta on läinud.
tuua tagasi inimlapsed oma lähedal ollu, et kõik jälle mõistavad, sina oled isa, kes sa hoolitsed oma laste eest. Et sa võtad head hoolt igas olukorras oma laste eest, et me keegi ei ole unustatud ega maha jäetud. Jumal, tänu sulle, tänu sulle, tänu sulle. Jumal, kui sa ei võta vastu meie nii-öelda neid häid tegusid, mida inimesed sulle sooritavad, siis Jumal, me täname, et sulle on meelepärane, et sa võtad vastu vaid selle omaenda töö, mida sa oled pannud meie sisse, et sinu teod, juba mis on maailma alguses loodud, tulevad esile sinu auks läbi meie. Jumal, et me võime käia täna nende tegude sees, tuua esile kõike seda, Jumal, mis sinu armastus on korda saatnud. Ei ole võimatut enam miski enam nendele, kes usuvad, et sina oled issand, sina oled kuningas, sina oled see kõige väeline, sina oled see Jumala võitu ja sinu rahvas on see võidmine kogu maal, et vabastada elu, et tuua tagasi lootus inimkonnale. Ja ei ole enam seda lootusetust, uskmatust, et need on kõrvaldatud Kristus sinu au ilmsiks saamises. Ja Jumal, me täname, et sa oled täitnud oma lapsed oma auhiilgusega, otse kui veed katavad merepõhja. See on sinu au kohalolek maal, et nad kõik tunnevad ära Jeesus, kes sina oled. Tunnevad ära selle olemise. Jeesus, Jeesus, me täname, kes sa oled. Et sa oled see Messia. Sina olid see, kes sa pöörasid inimkonna saatuse. Ja me täname, et me oleme pöördunud sinusse. Kõigest sellest, mis vanast, iganes maha jäi, on läinud. Jumal, see on viidud olematusse sinu vere valamise ohvri kaudu. Ja me täname, et sa oled toonud meid enda täiusesse. Tänu sulle, Jumal, ja me tahame olla rahvas, kes tähistab igavest võitu. Amen. Üks kord ja igaveseks ja jäädavalt oled sa seda teinud. Ja teinud meid täiuslikeks enestes. Tänu sulle. Tänu sulle. Me tahame meenutada tõdemust Kristus, kes sina oled. Kes sina oled. Me täname, et need oleme ka meie. Halleluuja. Halleluuja. Sina said kõiges esimeseks. Ja me täname, et ka meie võime olla esimesed. Aga sa oled esimeste seas esimene. Alati esimene nimi üle kõikide nimede. Tänu sulle. Aga meie võime olla sinu sugu. Jumal, me täname selle eest. Õiguse eest. Halleluuja. Olla sinu õiged. Olla täiuslikud. Olla täis sinu rahu, rõõmu ja õigsust. See on sinu riik. Tänu sulle. Tänu sulle. Halleluja. Jeesuse nimel. Amen. Amen.